Veel üks mõistlik riik on nüüd burka keelanud, sest nad mõistavad, et see ei ole ühiskonnale hea asi. Aga veelgi enam on olemas veel üks riik, mis on endiselt selgelt rumal ja arvab, et see on mingisugune asi, mida tähistada. Ja ma räägin praegu Nigeeriast, sest see on esimene naissoost Nigeeria advokaat riigis, kes sai selleks nikaabi kandes. Ja need ongi tegelikult tähistamise pildid. Ma mõtlen, kui sa oled kunagi näinud midagi, mis on vähem pidulik, siis see on naine, kes peab oma suure saavutuse puhul poseerima täielikult kaetuna, nii et sul pole tegelikult aimugi, milline ta välja näeb, välja arvatud tema prillid ja kunstjuuksed. Ma pole kunagi näinud midagi nii naeruväärset ja kohutavat. See ei ole naiste jaoks läbimurre. Nagu Bridget Gabriel ütleb, tähistatakse seda justkui oleks tegemist Nigeeria esimese nikaabi kandva advokaadiga. Väga haritud naine on saavutanud professionaalse testaposti, kuid peab siiski alluma nõudele, mis kursutab tema identiteedi nii kohtusaalis kui ka avalikus elus. Ta tunneb endiselt vajadust end nikaabi tagant uuesti tutvustada. Haridus ilma nähtavuseta ei anna mõjuvõimu. See on uskumatult šokeeriv, et ma näen seda oma uudisvoos. Ma ei suutnud tegelikult uskuda, et see on päris, aga Nigeeria paistab tegevat halbu otsuseid. Me ei ole siin selleks, et neist rääkida. Me oleme siin selleks, et rääkida Portugalist, sest Portugal on aru saanud, et sellel pole naiste õigustega midagi pistmist. See ei pruugi olla see imeline asi, mida inimesed väidavad, et see on. Ausalt öeldes on see üsna naeruväärne. Kui te minult küsite. Igatahes, tere tulemast saatesse The Pushback. Me räägime hullumeelsetest asjadest. Ja loomulikult toob burka keelustamine kaasa palju küsimusi, aga kõigepealt kuuleme, mida Portugal on teinud. Parlament võttis vastu olulise seaduse 2026 aasta juulis. Selle seaduse kohaselt on avalikes kohtades nägu katvate rõivaste, nagu burka või nikaab, kandmine nüüd täielikult keelatud. Näo katmine tänavatel, turgudel, parkides või mis tahes muus avatud avalikus kohas on muutunud ebaseaduslikuks. Selle seaduseelnõu kohaselt võib nikaabi või burka kandmine Portugalis kaasa tuua rahatrahvi vahemikus 200 kuni 4000 eurot, umbes 4600 kuni 4670 dollarit. Kedagi nikaabi või burkat kandma sundimine võib kaasa tuua kuni 3 aasta pikkuse vangistuse. See seadus kiideti põhimõtteliselt esmakordselt heaks 2025 aasta oktoobris. Seejärel andis 9. juulil oma heakskiidu parlamendi komisjon ja 17. juulil võttis kogu parlament selle lõpphääletusel vastu. Praegu ootab see presidendi allkirja. Eks ole. Niisiis, see otsus ei ole selline, mille Portugal oleks teinud täiesti iseseisvalt. Umbes 25 riiki on nüüdseks tunnistanud, et burkad on probleem, eriti nikaabid, mis katavad täielikult näo. Nüüd, lisaks siinsetele turvaprobleemidele olete te ilmselt kõik juba tuttavad nende videotega, kus inimesed kasutavad neid täielikult katvaid rõivaid varastamiseks. Vaadake seda. Kõik minge tagasi, sisse. Jah, peatu kohe seal. See on seal ja võta kõik välja. Kõik. Ma armastan seda videot. See video tundub mulle lihtsalt täiesti hullumeelne. Vaata, mis juhtub. Okei, need on 3 naist. Olgu, kutid, kes esimesena? Kellega me esimesena tegeleme? Kelle võtame esimesena ette? Ei, siia, sina pead alustama. Okei, need on 3 naist, kes on seal koos oma lastega ostlemas, eks? Vaata seda. Vaata. Neil on sõna otseses mõttes varastamiseks mõeldud kleidid seljas. Ma arvan, et see on üks kõige hullumeelsemaid videoid internetis. Mis see on? Näoga minu poole, võta välja. Vabandust, astu samm tagasi. Tõuse püsti. Ma mõtlen, nad kannavad raskeid kotte, nagu raskeid šampoonipudeleid ja näiteks limonaadi. See pole nii, et neil oleks mõned kerged asjad, mida nad võiksid lihtsalt... Ei, neil on... Ma ootan, et kohe tulevad sealt välja mähmed. Ma mõtlen, mis taeva nimel? Konservid, see on hullumeelne, aga nende seelikud ongi nii disainitud, et nad saaksid seda teha. Ja see pole ainult üks naine, neid on 3. Nii et see on nagu nähtus, mida me näeme aina rohkem. Ikooniliselt, ma võiksin rääkida, tal on nagu šampoonipakend. Kas sa näed seda? Kas sa tead, kui raske see on? Oh jumal. Kas sa näed seda suurt lihatükki, mille ta on varastanud? Veel pudeleid, lisaks sellele, et juba on muljettavalda, kui keegi kõnnib ringi kleidis, mis on mõeldud selle varastamiseks. Neid on 3. Vaata, jälgi seda. Oh issand, selle kleidi disain on see, mis mind hämmastab. See on tohutu Head and Shoulders pudel, hiiglaslik. Kas sa tead, kui raske see on? Ma mõtlen, jumal küll, see on ka tohutu pesupesemisvahend. See on minu jaoks lihtsalt täiesti šokeeriv iga kord, kui ma seda vaatan. Aga ilmselgelt fakt, et nad kannavad pikki seelikuid ja saavad varastada. Ma mõtlen, vaata seda. Issand. See, et nad saavad varastada, ei ole piisav argument nikaabi keelustamiseks. Inimesed saavad aru, et see on kahetine.
peamine argument nikaabi keelustamise vastu. Lõpetame selle video ära, et saaksime sellest rääkida. Vaata, kui palju peapesuvahendeid ja šampoone. Neid on 3 naist. Nad on sõna otseses mõttes riietatud nii, et nad saaksid neid asju varastada. Ma leian, et see on fenomenaalne. Nikaabi keelustamise vastu on mõned argumendid. Loomulikult on esimene neist inimõigustel põhinev kriitika. Ja sind üllatab väga, kui kuuled, et selle kirjutas Farial Fatima saidil humanrightsresearch.org. Olgu. Nad väljendavad muret, et Portugali ulatuslik näokatete keeld võib ebaproportsionaalselt mõjutada mosleminaisi ning piirata usuvabadust, eneseväljendust ja isiklikku autonoomiat. Me julgustame Portugali ametivõime tagama, et kõik kasutusele võetud turvameetmed oleksid vajalikud, asjakohased ning kooskõlas riigi põhiseaduse ja rahvusvahelise inimõiguste komiteega. Olgu, põhiline argument, mis neil on minu riietus on minu valik. Te sihite konkreetset usulist rühma. Usulistel inimestel peaks olema lubatud teha seda, mida nad usuliselt õigeks peavad, kui nad sellesse usuvad. Ja siin on sellele vastuväide, sest selles on palju tõtt. Usuvabadus peaks olema tagatud. Inimestel peaks olema lubatud riietuda vastavalt oma usulistele veendumustele, välja arvatud juhul, kui sellest saab mingisugune probleem. Olgu, milline probleem see siis oleks? Probleem number 1. Kui su nägu on täielikult kaetud, oled sa tuvastamatu. Olgu, see on juba iseenesest turvarisk. See teeb kuritegude toimepanemise lihtsamaks, võimaldab sul teha asju nii, et sind ei saa jälgida, mida me võime arutada mõnel teisel korral, kui tunneme, et inimesed peaksid olema jälgitavad või mitte ja nii edasi. Aga kui sa oled täielikult kaetud, ei näe sind keegi. See on ka vastuolus nende riikide uskumustega. Nad usuvad, et inimestel peaks olema vabadus ja õigus vabalt ringi liikuda. Ja täisnäokatete puhul on midagi, mis tundub täiesti vale. Selle seaduslikkus on keeruline. Aga kui sa hakkad sellele mõtlema väljaspool usuvabadust ja pigem nii, et see on peaaegu nagu vormiriietus inimestele, kes üritavad sisse tulla ja tungida, asjad muutuvad natuke selgemaks ja arusaadavamaks. Sest kui sa mõistad, et see poliitiline liikumine, mis riietab oma naisi niimoodi, allutab oma naisi sellisele käitumisele. Ma usun taas, et naised võivad ise otsustada, mida nad tahavad kanda. Ja kui nad tunnevad, et niimoodi Jumalaga seotuna, siis on see nende jaoks hea. See on miski, mis ei ole kooskõlas kristlike väärtustega. Vabandust, sa pead seda ütlema. Ja kui riigid seovad end teatud religioossete ideoloogiatega ning siis tuleb keegi teine, peaaegu nagu vormis, mis kuulutab, et me oleme vastu sellele, mida teie usute, religioosselt. Siit hakkabki probleem tekkima, sest nad kipuvad just seda tunnet ära kasutama, mida enamik meist tunneb. Et meil peaks olema usuvabadus, et riigid peaksid andma inimestele võimaluse teha seda, mida nad tahavad. Ja just sellepärast ongi minu isikliku arvamuse kohaselt poliitiline liikumine loodud religioosse liikumisena. Sest selle vastu ei saa võidelda. Aga kui sa hakkad mõistma, et need inimesed tulevad siia ja see on peaaegu nagu domineerimise märk, vaadake, see on see, mida me teeme, nii me riietume, see on teie kogukondades täiesti sotsiaalselt vastuvõetamatu, aga see ei loe. Meil on religioossed õigused, te peate seda aktsepteerima. Üha rohkem riike saab aru, et oodake, me ei tunne end sellega mugavalt. See teema paneb mind alati väga ebamugavalt tundma. Ma pean õppima, millist on mida seadus tegelikult lubab või ei luba ning kuidas neid seadusi vastu võetakse. Aga see, et siin paneb ebamugavalt tundma see, et usuvabadusi võetakse ära, ongi täpselt see, mida need inimesed tahavad. Seda nad üritavadki teha. Nad tulevad ja allutavad inimesi ning nende ümbrust, muutes selle vähem turvaliseks. Sa ei tea, kellega sa koos seisad. Sa võib olla keegi, kellel on relv. Nad on kaetud. Sa ei näe midagi. Ja see on lihtsalt vastuolus sellega, milline üks vaba ühiskond peaks olema, kui naised on täielikult kaetud, unustades vabaduse, näiteks naiste õigused ja muu sellise. Siin muutub olukord väga ebamugavaks ja keeruliseks, aga üha rohkem riike, ma arvan, et praegu räägime umbes 25 riigist, vähemalt 24 riiki, on kehtestanud täieliku või osalise näokatete nagu burkad ja nikaabid keelu avalikus ruumis, sealhulgas Prantsusmaa, Austria ja Šveits. Olgu, Prantsusmaa keelas täielikud näokated kõigis avalikes kohtades 2010. aastal. Austria 2017 aastal, Šveits kehtestas näokatete keelu, olgu, pärast rahvahääletust, mis tähendab, et inimesed ütlesid, et nad tunnevad end selle suhtes uskumatult ebamugavalt. Belgia keelas täielikud katteid avalikes kohtades. Need on ka riigid, mida tuleb meeles pidada, et nad siiski püüavad islamistlikule agendale järele anda. Ja ometi mingil määral nad mõistavad, et see lihtsalt enam ei toimi eriti hästi. Lihtsalt ei toimi, sellega on probleem. Ja te teate, et sellega on probleem, kui kuulete selliseid lugusid. Ma ei tea, kas te olete sellest kuulnud. See oli täiesti hullumeelne. See naine võitis Inglismaal selle Ühendkuningriigi auhinna, ma ei tea, naiste võimestamise tähistamise eest. Ja ta näeb välja selline. Inimesed ei peaks tundma, et meid rõhutakse ja meid sunnitakse midagi kandma, sest see ei ole nii.
Aga mis saab nendest kogukondadest, kus naisi sunnitakse end varjama? Suurbritannias on selliseid kogukondi olemas. Ma ei usu, aga ma võin eksida, ma ei usu, et kedagi sunnitakse selleks. Jällegi, see on seotud haridusega, võib-olla neil lihtsalt puudub teadmine või haridus. Ja sellepärast ma tervitan selliseid vestlusi. Sellepärast ma tahtsingi sinuga rääkida, sest see ei ole õiglane, et sind kritiseeritakse internetis nii tugevalt ja keegi pole sinuga ühendust võtnud, et sinuga rääkida. Sa näitad, et nad saavad kõiki neid asju teha, jäädes samal ajal truuks oma usulistele tõekspidamistele. Ma ütlesin varem Samara Philipp-Kinsile, et asi on selles. Nii et ma olen selles osas alati kahe vahel, sest ma tõesti arvan, et naistel on õigus kanda mida iganes nad soovivad. ja sa oled libertaarlane. Ma olen natuke seda meelt, et tee oma eluga mida tahad või riietu nii nagu ise soovid mõistlikkuse piires, kuni see ei kahjusta teisi inimesi. See ongi minu üldine suhtumine kõigesse, individuaalne vabadus. Nii et inimese vabadus kanda seda, mida ta tahab, on minu jaoks oluline. Aga me peame uurima, miks need naised ütlevad, et nad teevad selle valiku seda riietuses kanda. Muidugi nad võivad selle valiku teha, aga miks? Kas see on hirm nende meeste ees, kes sunnivad neid seda kandma? Ma ütlen, et võib-olla mitte alati, aga kui ta ütleb, et ta ei tea sellest üldse midagi, siis see on jama. Meil oli Khadija Khan, Pakistanis sündinud ajakirjanik. Mulle meeldib see väga. Kes rääkis, et tema ja tema õed said oma isa käest rängalt karistada, sest nad ei kandnud purkat ja lõpuks pidi nende ema sekkuma. Mulle meeldib Khadija ema suhtumine, kes sekkus ja ütles, ma ei sünnitanud neid tüdrukuid selleks, et nad oleksid orjad. Võib-olla teeme kunagi täieliku ülevaate poolt ja vastu argumentidest, aga praegu käib selline arutelu. Ja piisavalt riike, mis on paljuski islamistide poolel, ma mõtlen, sa räägib Prantsusmaast ja Belgiast. Need riigid on põhimõtteliselt toetanud islamistlikke ülevõtmisi. Nad saavad ikkagi aru, et siin on midagi uskumatult probleemset ja just selliste asjade ees peamegi üha rohkem ja rohkem seisma. Inimesed peavad mõistma, et vastuvõetamatu käitumine on mässitud kogu selle usuvabaduse sildi alla. See on taktika, mida nad kasutavad, et meie ühiskondadesse imbuda ja need üle võtta. Mida rohkem riike seda tunnistab, seda parem. Aitäh, et selle tähelepanu pöörasite.